No nii, ma näitan sulle siis täna selles peatükis, kuidas võtta Frillis keskkonnast maksimum ja jagan enda ekraani ka, siis sa kenasti näed. Ja alustuseks on meil siis siin töölaud ja nagu sa näed, siin üleval on sinu personaalne hingeloom, sa saad teda muuta, aga siin ta siis kergelt vastavalt sinu tegevustele siis muutub kas järjest aktiivsemaks või natukene püsib kurvana. Ja siia siis kogunevad need punktid ja punktide pealt sa kogud siis nii-öelda igapäevaselt straike, ehk siis kui sa saad 100 punkti kokku, siis oled justkui linnukese kirja saanud ja võid järgmisel päeval kenasti toimetustega edasi minna, nii et 100 punkti tegelikult kokku koguda ei olegi nii hull. Nüüd, kui sa küsid, et Frillis keskkond ju tegelikult on ju kalorivabaduse ja sellise mitte blogimise ja punktide kogumise keskkond, siis ma usun sellesse, et on vaja tekitada teatud harjumused, ehk siis ja harjumuste tekitamiseks on vaja mingeid asju teha kindel arv, vähemalt 30 korda ma ütleks, et tekiks mingi selline püsiv harjumus, nii et see aitab veel natukene sinu sellist harjumust tekitada ja kui sa neid tegevusi siia kirja paned, siis lõbus ka ja mingil hetkel need asjad muutuvad juba automaatseks. Aga jah, ühesõnaga siin sa näed oma punkte. Sul on võimalik teha igal päeval ka enda check-in, kuidas sa ennast tunned ja selle pinnalt siis hiljem enda profiili all ka, õigemini siin enda edusammude all näed siis erinevaid graafikuid, kuidas su enesetunne on muutunud, kuidas energiatase on muutunud ja nii edasi. Nii et siin sa saad siis vaadata, muuta ja lisada. Seejärel on sul siin olemas selline sümptomikaart ja siin, kui sa oled mõne sümptomi endale valinud, saad neid muuta, vahetada, siis vastavalt sellele kuvatakse sulle ka siin natuke infot. Ja kui sa klikid siia loe rohkem, siis tuleb selline pikem info ka, et võimalikud põhjused, riskitegurid, mida võid tunda, kui ruttu märkad muutust, miks need soovitused toimivad ja markerid, mida mõõta ka, et iga sümptomi puhul siis on teatud markerid, mida mõõta, et kui sa siit kirja paned, siis sa saad ka näha neid oma tervisemarkerid nii-öelda lehel ja vastupidi. Ja toidud, mida süüa ja nii edasi, et selline informatiivne ülevaatlik kaart, neid me lisame järjest ka juurde ja samuti toidud ja retseptid, mis siis selle sümptomi puhul kõige rohkem siis nii-öelda sinu elu võiksid parandada. Saab panna siin kirja ka selle, kuidas sul see sümptomiga läheb ja nii edasi. Ja sinu tänane plaan, no näed, ma olen siin valinud endale menstruatsiooni, kuna enamik meie kliente on naised, siis ma pean panema ennast korraks naiste kingadesse. Aga see plaan on siis sulle personaalne, ehk siis kõik tegevused, mis siin on siis vastavad sinu sümptomitele välja toodud, toidulisandid, tegevused, harjumused, nagu me teame, asi ei ole ainult toidud, vaid on ka väga palju muid harjumusi, mida sa pead siis selleks tegema, et su keha ennast muudaks. Ja siin sa saad siis neid märkida tehtuks ka, et teed mingi tegevuse ära, pane nüüd peale tagasi ja saad punkte kohe juurde. Ja iga tegevus annab siis teatud arvu punkte. Ja ma olen siin hommikusöögi ka endale juba ära valinud, ära söönud, punktid kätte saanud, aga kui sa nüüd tahad hommikusööki panna ja söögikordi panna, siis ma lähen lõunasöögi juurde, kus mul tegelikult toitu veel ei ole. Ja klikin siia toidu peale ja lähen siis vaatan, mul on üks toit olemas ja panen alt nuppu lisatoite. Ja ma saan siis valida, kas ma lisan käsitsi mõne toiduaine, teen toidust pildi ja siis meie süsteem siis analüüsib seda ja ütleb sulle, kui kalorivabadusele suunab see toit on ja näitab erinevaid skoore või lisa meie valikust. Ja siis sa saad siin vaadata, valida endale mingi sobiliku retsepti. No ma võtan näiteks koorene kalasupp, lisan omale päeva ja nüüd, kui ma lähen siia toitumise juurde, siis on see tegelikult siin juba olemas ja ma näen kõiki muid skoore ka. 100 kalorit kuu peale skoor, mis on see kõige üldisem, kõige olulisem skoor, erinevad veresuhkruskoorid, küllastuskoorid, põletikuskoorid, makrod. Tihtipeale on probleem selles, et sa palku ei saa piisavalt, et siis hea on jälgida natuke seda ka. Ja siis, kui sa oled selle toidu sinna päeva lisanud, siis kenasti võiksid tulla siia tagasi ja siis on see koorene kalasupp juba toiduna olemas. Kui sa klikid siia peale, siis läheb nii-öelda märgituks, saab panna, kuidas sa ennast tundsid, et me saaksime jälle sulle hiljem anda paremat tagasisidet, aga ma jätan praegu vahele. Ja siis ta märgib selle ära ja annab sulle vastava arvu punkte, sõltuvad siis selle skoorist. Nii et siin saad vaadata kõiki neid harjumusi ja asju, mis siin on, märgidele tehtuks ja on teatud tegevused, mis siis tekivad siia
automaatselt, kui sa oled näiteks söönud ära vähemalt toite, kus on sees kokku 160 grammi valku, nagu mulle soovitab siin, siis ta läheb automaatselt sinu eest, et sa ise siin vajutada saad küll, aga ta ütleb sulle, et see läheb automaatselt täis. Sammude arvu sõltuvad sinu siis eelnevast kogemusest, vee tarbimise info, kiudainete asi samamoodi on automaatne, paastumine ja kõike saad ise panna. Trenni saad ka lisada, treeningu siit kehameel alt. Ja nii sa siin toimetad nende punktidega, et jällegi tekib harjumus ja toitumise all ma juba rääkisin, on ju, saad panna paastuma ennast, jälle saad punkte koguda selle pealt. Retseptides saad otsida kõikvõimalikke retsepte, mis siin on, saad ise neid luua, saad kopeerida välislinkilt, võtad mingisuguse kuskilt leiad mingi ägeda retsepti, kopeerid selle siia ja me tegelikult tõmbame selle süsteemi ümber, anname sulle ka tagasiside ja hiljem, kui sa siin enda retseptide all neid vaatad, siis tegelikult see portsjon on ka sulle juba enam-vähem sobilik. Jällegi siin on portsjonite arv XL, mõnel on L, mõnel on XXL, sõltuvad siis eesmärgist, et jällegi midagi kaaluma, kalori lugema ei pea, aga siuke üldine mingi elementaarne portsjoni kontroll on nagu päris hea. Ja kui ma nüüd ühe retsepti siin lahti klikin, siis jälle need skoorid on siisamas, on ju, saad vaadata siis erinevaid toiduaineid, jällegi, et meie retseptides on enamik ikkagi nii-öelda single ingredient foods, ehk siis toiduained, mis koosnevad ühest toiduainest ja saad siin vaadata ka neid nii-öelda, kas ta on heaks kiidetud, kui on roheline selline väikene täpike seal vasakul üleval, siis koos Frillis logoga, siis on need on kõik heaks kiidetud toiduained, nii et see on väga lihtne. Ja muid asju ma usun, et sa saad siin ise vaikselt timmida, vaadata, kehameel, erinevaid treeninguid lisada, kogukond, kus sa saad siis nõu küsida, et väljakutse raames ka, et kogukonna koht on siis see, kus sa peaksid tegelikult küsima meilt nõu ja siia ma postitan siis igapäevaselt ka natukene sulle infot. Ostunimekiri, väljakutse, seda sa juba tead, on ju siin väljakutse eraldi lehekülg, selle jaoks saad vaadata, punkte koguda jälle, auhinna loosimised, kõik videod, kõik infod tulevad siia, kui ma avan väljakutse, siis siin all on ju kõik see info olemas. Edusammud, see siis on sellised üldised, siin on ka kehakaal, aga jällegi ma pigem ütlen, et kehakaalu langus tuleb nii-öelda kaasproduktina, et kui sa oled muud asjad ära teinud, oma kodutöö ära teinud, siis tegelikult kehakaal langeb niikuinii, kui see on sinu eesmärk. Ja siin saadki jällegi neid päevasid logimisi teha, kuidas ennast tunned ja siis selle pinnalt saame teha järeldusi, et kas su teekond on õiges suunas või peab vaja midagi korrigeerimist. Tervisenäitajad, jälle kõik vereanalüüside kohta meil ka eraldi tuleb kindlasti üks live, kus me räägime pikemalt, sõltub jälle milliseid sümptomeid sa koged, aga mulle meeldib alati öelda, et mida sa ei mõõda, seda on raske muuta, et ka verenäitajate puhul, et pole mõtet lihtsalt niisama nii-öelda mingi kahe suupoolega mingit lisandeid süüa versus see, et sul on ikkagi, teed seda vastavalt sinu personaalsetele andmetele. Saad kutsuda sõpra, sul on oma personaalne link ja kui sa oled oma sõbra kutsunud, siis ja tema selle lingi kaudu liitub ja tegelikult ka soetab paketi, siis sa saad iga tasunud sõbra eest 10 eurot e-poe krediiti. Saad lisada oma perekonnaliikmeid loomulikult, saad vaadata siin toidulisandid, kui mingi toidulisand on puudu, sa tahad lisada oma sinna nii-öelda päeva, siis sa lihtsalt klikid siit mõnusalt seda plussi ja see toidulisand tegelikult tulebki sulle sinna ja saad seda siis hakata nii-öelda trackima. Ja nii ta on, väga selline lihtne, jällegi personaalne plaan on kõige olulisem, on ju, see on see, mida sa tasub järgida ja sinu muutused tulevad, nii et pane neid kirja ja märgi neid tehtuks ka, et niisugune kerge väike selline mänguline osa sulle ka väljakutsesse, nii et näeme jälle ja kui sul on küsimusi, siis postita palun see kogukonna keskkonda, küsi pigem rohkem, kasuta mind nii palju ära kui vähegi võimalik, et nii me saame kõik targemaks ja me saame kõik teadlikumaks, nii et tšau!